some exotic booze. There's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Let's fly away. Once I get you up there, where the air is rarefied, oh, you'll just glide so starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near that you may hear angels cheer 'cause we're together. Come fly with me, let's fly away. 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 Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's fly away.
Lugupeetud daamid ja härrad, mul on hea meel teid tervitada Ida-Virumaa aasta ettevõtted 2021 pidulikul tänuüritusel. Ja nagu te näete, siis me alustasime tänast piduliku päeva osa üllatusega, nimelt LED show ja esinejaks Krista Palm. Aplaus veel kord. Krista, tule veel siia. Ja sellel aastal on esimest korda ka ülekanne laivis veebi, nii et lehvitame ka kõikidele, kes vaatavad meid kodudest või töö juurest või autost või kus iganes, nii et tervitused ka kõigile veebivaatajatele. Ja kõik võivad lehvitada, just. Ida-Viru maakond korraldab säärast tunnustusüritust juba 5. aastat ja tegemist on Ida-Virumaal tegutsevate ettevõtete tänuüritusega, mille eesmärgiks on väärtustada ettevõtlust ja ettevõtlikke inimesi Ida-Virumaal. Ja kusjuures nominente sellele sündmusele said esitada kõik. Ja tänane sündmus saab teoks tänu Ida-Viru ettevõtluskeskusele, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Europe Direct Jõhvi esindusele, Ida-Virumaa tööstusalade arendusele, Ida-Virumaa omavalitsuste liidule ja Põhjarannikule. Aplaus neile. Lisaks nüüd väga tähtis punkt, see sündmus saab teoks tänu rahastajatele ja rahastajaid on päris palju. Ida-Viru ettevõtluskeskus, Euroopa Liidu regionaalfond, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Jõhvi esindus ja Europe Direct Jõhvi esindus ning Ida-Viru tööstusalade arendus, Ida-Viru programm, Ida-Virumaa omavalitsuste liit. Aplaus! Konkursile laekus üle 70 ankeedi ja komisjoni kuulusid siis korraldajate esindajad. Kategooriaid on kokku 7, aga sellel aastal üks uus kategooria ka, nimelt Ida-Viru aasta rohepöörde tegu. Ja kõiki nominente tunnustatakse tänukirja ja lilledega. Ja lisaks saavad kõik nominendid enda kasutusse need videod, mida te täna siin ekraanil esimest korda näete. Ja võitjad saavad lisaks veel šarži, mille autor on Kristi Markov. Aga nüüd algab see päeva kõige tähtsam osa. Panen selle mikrofoni tagasi. Enne veel, kui alustame, tahaks paari sõnaga rääkida tänasest päevaplaanist. Nimelt kõigepealt on siis tunnustustseremoonia ja pärast seda on väikene sirutuspaus umbes 15 minutit ja panen kõigile südamele, kõik nominendid ja kõik, kes võidavad, te olete oodatud fotoseina juurde, kus fotograafid ja ajakirjanikud soovivad teist teha fotosid. Nii et umbes 15 minutit on selleks aega, kasutage seda võimalust. Ja pärast seda orienteeruvalt kella 3 on pidulik hiline lõunasöök. Aga nüüd asume tunnustustseremoonia juurde. Ja esimene kategooria. Ida-Viru aasta noorte ettevõtlik tegu 2021. Nominendid on Edukoht OÜ. Tuleviku edupandiks on digipöörde elluviimine.
Edukoht OÜ noored asutajad ja töötajad annavad oma panuse Ida-Virumaa noorte programmeerimisoskuse arendamisele. Programmeerimisoskust vajatakse tööturul üha laiemalt ning Edukoht OÜ aitab maakonna noortel sellele tellimusele vastata. Edukoht on programmeerimise kool lastele, mis on mõeldud 10–17-aastastele lastele, kes soovivad õppida programmeerimist. Nad õpivad programmeerima läbi veebiarenduse ja teevad seda üsnagi iseseisvalt. Meie tulemused näitavad, et see päriselt ka töötab, sest meil on ka mitu last, kes on iseseisvalt loonud kõrvalprojekte ning saanud sellega väga-väga hästi hakkama ja me oleme nende üle väga uhked. Spetsialistid ei jää siia. Spetsialistid lähevad kõik ära. Ainsad, kes siia nagu jääks, võiks olla need missioonitunde inimesed. Ja selle tõttu me muutsime siis oma lähenemist natukene ja võtsime tööle mitte spetsialistid, vaid võtsime tööle tudengid, üldiselt gümnasistid, kellele väga-väga meeldib õppida ja õpetada programmeerimist, sest me teame kõik, et läbi õpetamise me õpime ise ka ja me kõik teame, et kõige raskemad kliendid on lapsed. Kui sa oskad nagu lastega töötada, siis sa oskad töötada kõigiga. Järgmine nominent. Eesti keele vestlusklubi Tont. Tont võib eesti keeles kõlada võib-olla veidi häirivalt, kuid tegelikkuses heidutab Tartu Ülikooli Narva kolledži keelteklubi Tont vaid vähest keeleoskust. Kui vaja, siis koolitab sind Tont nii offline kui online. Me oleme siis mittetulundusühing. Korraldame iganädalaselt vestlusõhtuid, kus mängime erinevaid mänge ja julgustame inimesi rääkima eesti keeles. Samuti toimuvad meil MTÜ-sisesed väljasõidud ning üritused, kus siis tudengid saavad ennast tunda mõnusalt. Kui ma tulin Narva, nägin ma sellist asja, mida ma teistes ülikoolis ei näinud ja see on see, et siin ei ole tudengiorganisatsioone. Ja selle tõttu ma siis kohe esimestel nädalatel mõtlesingi, et aga miks mitte tekitada siia ka tudengiorganisatsioon, sest et Narvas on eesti keele õpetamist vaja igal pool ja eesti keele praktikat, eriti just rääkimise praktikat ja eksimise praktikat on vaja igal pool. Ja viimane nominent, tantsukool 5 tähte. Ida-Virumaa huvitavate paikade tutvustamist saab teha erineval moel. Noorte tantsukool 5 tähte teeb seda läbi TikToki tantsu challenge'i. Maakonna turismiturundust tuleb raskel ajal tutvustada ja seda teeb 5 tähte väga nutikalt. Tantsustuudio 5 tähte. Eesmärk on pakkuda noortele, lastele, täiskasvanutele erinevaid tantsustiileid, tänavatantsust, võistlustantsuni. Ma tean, et meid eristab see, et iga hetk, mis tuleb elus, noored ja lapsed tulevad minuga kaasa nipsu pealt ja Kaera Jaanik tuligi sellest. Ikka harjutasime, mõtlesime väga kaua ja pingsalt, kus me seda teeme. Muidugi ka tantse pidi mõtlema välja. Mitmed tuublid ja saime hakkama. No TikTok on üldse täiega lahe asi minu jaoks. Ma alguses seirasin seda. Noored hakkasid, et teeme endale ka TikToki ja siis tuli COVID ja siis oli täiega lahe see, et me saime nagu ise kodust tantsida ja sinna postitada, ehk sa leidsid uue külje tantsule just läbi selle sotsiaalmeedia. Meie tantsustuudio eesmärk ei ole ainult špagaat ja hundiratas, vaid see, et sa õpid tundma oma keha läbi tantsu ja seda armastama. Ida-Viru aasta noorte ettevõtlik tegu 2021 tunnustus tuleb kätte andma Erik Kamzejev, Põhjaranniku peatoimetaja. Aplaus. Tervist! Žürii jaoks oli
väga selged nominentideks nominentidena teeme esile 3 kandidaati, kes kõik tegelevad noorte koolitamisega. Kes siis õpetab tantsu, kes keelt, kes infotehnoloogiat. Ja nende vahel oli olnud lihtne valida, keda siis esile tõsta, mis nendest on kõige tähtsam, sest kõik on ju tähtsad. Aga žürii leidis ikkagi, et kõige tähtsam on täna ja praegu infotehnoloogia ehk Edukoht OÜ on võitja. Veel kord aplaus. Nii, kohe saavad fotod tehtud ja Edukoht OÜ-l on võimalik oma tänusõnad mikrofoni öelda. Ma ei valmistunud midagi ette, ma ei eeldanud, et me peame midagi ütlema, aga kuna me räägime tänusõnadest ja ikkagi nüüd nädal aega tagasi oli tegelikult meie maailmakuulus Thanksgiving Day ja ma ei saa mitte jätta ütlemata tänusõnad. Tänusõnad kõigile, kes meid toetasid. Alustades Narva kolledžist, kes andis meile ruumi, kes andis meile tehnika, Objekt Narvas, kes andis meile ruumi ja toetas meid esimese COVID ajal, kui me tegime koos ka häkatone. Ja see nimekiri on pikk ja väga pikk ja ma arvan, et kõige tähtsamad inimesed, keda kõige rohkem siin tänada tuleb, on meie mentorid. Need inimesed, kes iga päev vähemalt ühes grupis 2,5 tundi õpetavad, aitavad noortel leida õiget suunda ja päriselt viia lapsed lähemale maailmale, mida veel ei eksisteeri, kuid mille nad loovad ise. Aitäh teile kõigile, aitäh selle nominatsiooni eest ja suur tänu selle tunnustuse eest. Aitäh. Edukoht, jääge hetkeks veel lavale. Kutsume siia ka nominendid Vestlusklubi Tont ja Tantsustuudio 5 tähte aplausi saatel. Nii, ja ma paluksin nominendid ja võitja nüüd siia lava keskele ja teeme kauni foto mälestuseks. Aplausi saatel! Järgmine kategooria. Ida-Viru aasta ettevõtte Sõber 2021. Sellesse kategooriasse saab kuuluda siis omavalitsus, asutus, mittetulundusühing või eraisik, kes aitas kaasa ettevõtluskeskkonna parandamisele. Ja tunnustatakse tegu või sündmust, mitte ideed. Ja nominendid on Olga Kurdovskaja, Ida-Virumaa kui startup-keskus. See tundub sama ogar, kui tundus 10 aastat tagasi Ida-Virumaa turismipiirkond. Olga näitab, et startup-ettevõtlus ja Ida-Virumaa käivad väga hästi kokku. Olga kasvatab meie maakonna tulevasi ükssarvikuid.
Так сошлись звезды, что в марте 2020 года, когда вирус с молниеносной скоростью стал распространяться по всему миру, мне выпал шанс стать частью крупнейшего в странах Балтии научного делового городка Технополь. Передо мной стоял, пожалуй, один из самых серьезных вызовов всей моей профессиональной деятельности, потому что необходимо было с нуля и в минимальные сроки запустить в Нарве работу стартап-инкубатора. И я ее запустила, причем очень успешно. В первый же год было проведено более 20 вдохновляющих и обучающих мероприятий, в которых приняли участие свыше 800 человек. За год в программу инкубации было подано порядка 50 заявок. 7 команд были отобраны в инкубатор. Наша цель – помочь начинающим стартап-предпринимателям научиться мыслить стратегически и шаг за шагом продумать и спланировать свой личный путь успеха, начиная от привлечения своих первых инвестиций до выхода на экспортные рынки. Järgmine nominent. Kood Jõhvi. Jõhvi koodikool. Kas kool saab olla edukas, kui seal ei ole õpetajaid? Võib-olla mitte iga kool, küll aga uuenduslik kood Jõhvi. Jõhvi koodikooli tulek maakonda on andnud maakonna digitaliseerimise ootusele korraliku kiirenduse. Ettevõtjatele annab ta aga kvalifitseeritud tööjõudu valdkonnas, kus tööjõupuudus on üha suurem ja suurem. Koodi Jõhvi on uutmoodi programmeerimiskool, mis töötab ilma õpetajateta, ilma klassitundideta ja on avatud kõigile, kes on vähemalt 18-aastased ja lõpetanud põhihariduse. Et alates esimesest päevast hakkavad meie õppijad praktiliselt programmeerima ehk erinevaid ülesandeid lahendama ja läbi selle nad õpivad erinevaid programmeerimiskeeli. Meie eesmärk Koodi Jõhvis on olnud algusest peale kaasata ka ettevõtjaid, sest läbi nende me saame programmi arendada, et olla kindel, et need oskused, mis meie õppijad siit koolist saavad, on need, mis tööturul vaja on. Koodi Jõhvile panid alguse 8 Eesti startup ehk idufirmade maastikul väga tuntud eestlast. Ja miks me tegime see kooli Jõhvi? Ma arvan, et see kooli mõju siinsele piirkonnale on palju suurem, kui teha üks uus kool kas Tallinnasse või Tartusse. Ja viimane nominent, Katri Raik. Mida saab üks inimene väljaspool oma tööaega teha selleks, et maakonna turismimajandust toetada? Katri Raik saab küll. Näiteks kirjutada raamatuid ja giidida ühes maailma põnevamas linnas Narvas ja 2 tsivilisatsiooni piiril asuval Narva jõel. Katri pingutus parandab Ida-Virumaa mainet ja toob maakonda uusi rännuhuvilisi ning toetab turismi- ja teenindusettevõtjaid. Narva asukoht on eriline. Narva asub 2 maailma piiril. Narva asub jõe ääres. Aga Narval on üks mure. Meil ei ole piisavalt palju turismiteenuseid. Ja me peame need arendama sellepärast, et meil oleks turiste, aga ka sellepärast, et Narva inimesed usuvad, et turism päästabki Narva. See aasta oli meil eriline. Narva tuli jõetramm Karoliine. Narva inimesed said tagasi ühe sellise nostalgia osa, sest kes ei oleks minu vanustest inimestest lapsepõlvest Narvast Narva jõesuusse sõitnud. Aga kujutage ette, kui te olete ameeriklane ja sõidate pikki Venemaad lihtsalt nii. Aga selleks, et 10 aasta pärast oleks Narva veel suurem turismimagnet, kui ta täna on, peame me iga aasta midagi tegema ja järgmine aasta tuleb teha vanalinna virtuaaltuur. Mina luban, et see tuleb. Teeme ära. Ida-Virumaa aasta ettevõtjate sõber 2021 tunnustust tuleb kätte andma Anu Needo, Ida-Viru ettevõtluskeskuse nõukogu liige. Tere kõigile ka minu poolt.
Olen ise Ida-Virumaa patrioot ja leian, et me kõik siin, kes me oleme, ettevõtjad, mittetulundusühingud, töövõtjad, tööandjad, kohalikud omavalitsused, arendusorganisatsioonid, me peame panema seljad kokku, et olla üksteisele ja teineteisele toeks. Ja tänase võidu teo kohta kasutan president Kersti Kaljulaiu sõnu. Nemad nägid probleemi, nägid puudust ja lihtsalt võtsid kätte ja lahendasid ära. See on vägev. Ja see ongi puhas 21. sajandi mõtlemine. Sest just siin Ida-Virumaal on järgmise 70 aasta võimsaim arengupotentsiaal ja tegusad inimesed saavad kohalikke väljakutseid lahendama hakata juba täna. Aitäh kõigile, kes me siin oleme ja kuulutan välja siis selles kategoorias võiduteo, milleks on programmeerimiskool Kood Jõhvi. Ja kuna kahjuks Katri ja Olga ei saanud tänasel sündmusel osaleda, siis teeme suure aplausi neile. Esiteks ma tahaks öelda Kood Jõhvi poolt suur aitäh, et Kood Jõhvi on kindlasti kogukonna projekt, et me ei saaks seda teha ilma selle nii suure positiivse vastuvõtuta, mis me oleme saanud Ida-Virumaal. Et nii ettevõtjate poolt, nii omavalitsuse poolt, et suur aitäh. Meil on kindlasti veel palju tööd teha, et kogu see tunnustus ära teenida, aga ma arvan, me oleme sinnapoole teel. Aitäh teile! Järgmine kategooria. Ida-Viru aasta eurorahade rakendaja 2021. Ja siia kategooriasse kuulub arenev ettevõte ja ta peab olema toetusraha tulemuslikult rakendanud. Nominendid on Sihtasutus Alutaguse maa, Kauksi rannahoone. Peipsi põhjarannik on Eestimaa üks kauneimaid. Senini on seal aga puudu kohavaimule vastavatest turismiteenuse osutamise objektidest. Kauksi rannahoone rajamine Euroopa struktuurivahendite toel aitab seda tühimikku täita ja teeb rõõmsaks nii piirkonda külastavad inimesed kui ka kohalikud. Kauksi rannahoone on välja ehitatud koos promenaadiga. Meie maja ümber on siis müügiplatsid, kuhu siis eraettevõtjad saavad tulla ja pakkuda rannalistele siis kogu seda sööki, jooki, mida ühel ilusal suvepäeval rannas vaja on. Hästi hea meel on, et inimesed on üles leidnud ka sügistalvise Kauksi, naudivad nii vaikselt loksuvat lainet kui möllavat Peipsit. Eriti tore on seda jälgida meie maja aknast, kus siis on ruumi kuni 50 inimesele. Alati on oodatud kõik peokorraldajad, sündmuste korraldajad, firmad. Meil on olemas ka toitlustus ja võrgustikus meie turismiettevõtjatega saame me kõik inimesed ka kenasti majutatud. Järgmine nominent. Osaühing TNC Components. Ettevõtte konkurentsivõime kasvatamiseks on sageli vaja teha kulutusi, mis ettevõttele endale üksinda on liiga rasket kanda. TNC Components investeeris koos Euroopa Liiduga ettevõtte arendusprogrammi,
mis aitab ettevõttel tulevikus pakkuda oma tooteid veelgi nutikamalt kui seni. TNC Components on siis mööblitootmisettevõte, kes tegeleb siis massiliselt mööblikomponentide ja valmismööbli tootmisega. TNC Componentsis saab täna tööd üle 140 inimese. Kliendid on enamasti Skandinaavias, eesmärk on laieneda rohkem ka Põhjamaadesse. Täna me toodame põhiliselt köögimööblit, garderoobe ja vannitoamööblit. TNC Componentsil oli suur õnn leida endale koostööpartner Rootsis, kellega me saime koos minna edasi innovatiivse tootearendusega ja nimelt klikkmööbli tootmisega. Tema kokkupaneku kiirus on 6–10 korda kiirem. See tähendab seda, et mööbel käib kokku ilma erilise furnituuri kasutamiseta ja tema logistiline CO2 jalajälg on tunduvalt väiksem. Ja viimane nominent. Toila merepääste MTÜ. Toila merepäästet teatakse valdkonnaga seotud inimeste hulgas kui Eesti üht parimat, kui mitte kõige paremat vabatahtlikku merepäästeüksust. Professionaalsus hõlmab mitmeid valdkondi, sealhulgas oskust kasutada Euroopa Liidu pakutavaid rahastusvõimalusi selleks, et meie kõigi turvalisust merel parandada. Soetatud uus kaater Atlantic 75 annab olulise panuse meie piirkonna mereohutusse. Toila vabatahtliku merepääste tegevuseks on mereturvalisuse tagamine meie Ida-Viru ranniku vetes. Oleme heaks koostööpartneriks Politsei- ja Piirivalveametile, kes Eesti rannikul meresündmusi lahendab ja juhib. Kui europrojektid aitavad meil tagada baasvarustuse olemasolu, siis me oleme väga tänulikud meie toetajaliikmetele, kes tegelikult on meie kogukonna liikmed, on meie head sõbrad, tuttavad, kes siis igakuiselt panustavad rahaliselt meie tegevuse arendusse. Oma enda liikmetele pakume sellist huvitavat tegevusväljundit, mis ei ole kindlasti mitte tavapärane. Merel erinevates olukordades sõita, teisi päästa, õppustel käia, harjutada, no tavalises MTÜs seda teha ei saa. Ida-Viru aasta ettevõtjate sõber 2021 tunnustust tuleb kätte andma Margus Ilmjärv Eesti Kaubandustööstuskoja Jõhvi esindusest ja Europe Direct Jõhvi teabekeskuse juhataja. Tervist! Selle nominatsiooni nimetus tegelikult on aasta eurorahade rakendajat, siin vist oli väike ebatäpsus, aga see selleks. Täna on ilus ja tähtis päev, et täna me tunnustame siin ettevõtjaid ja esile tõstetud on mõned ettevõtjad, aga tegelikult ma arvan, et meie tänu tegelikult on ju kõigile ettevõtjatele, kes siin maakonnas ja võib-olla ka Eestis laiemalt toimetavad, tänu kellele on meie ümber kõik see, mis meie ümber on. Riided, toit, autod, millega me sõidame, mööbel, kus peal me istume, Jõhvi kontserdimaja ja nii edasi ja nii edasi. Nii et aitäh kõigile ettevõtjatele teie töö eest. Nüüd, mis puudutab siis selle kategooria võitjat, siis nii nagu tihti žürii töö ei ole kergete killast, et kindlasti kõik nominendid olid siin võitu väärt, aga otsuse me pidime tegema ja otsus langes. Aasta eurorahade rakendaja tiitli võidab sellel aastal ettevõte, kes on juba ammu aru saanud sellest, et tänapäeva maailmas on oluline oma tootmise automatiseerimine, digitaliseerimine, robotiseerimine ja kes on samas ka aru saanud, et me oleme praegu sellises olukorras, kus
ettevõtte omavahendid võib-olla ei ole alati piisavad selleks, et edu saavutada ja nad on väga edukalt kaasanud ka Euroopa Liidu vahendeid oma ettevõtte tehnilisse arengusse. Ja selle tiitli võitja on TNC Components. Ja teil on võimalik tänusõnad öelda mikrofoni. Aitäh, et ei osanud üldse oodata tegelikult seda, et nominatsioon on muidugi selline, kus on lihtne võib-olla kandideerida, et kui antakse, siis tuleb võtta ja paraku on niimoodi, et ideid on rohkem, kui on nagu oma vahendeid ja siis leidsime ka sellise võimaluse, et kust võtta ja tulevikus kindlasti ootaks, tähendab, üritame siis selle tehtud investeeringutega ka teistes nominatsioonides edukamad olla. Aitäh! Ja oodake hetke, kutsume ka siia nominendid Alutaguse maa ja Toila merepääste MTÜ. Aplaus! Palju õnne! Järgmine kategooria. Ida-Viru aasta uustulnuk 2021. Ja siia statuudi alla siis kuulub edukalt startinud ettevõte, mis on maakonnas tegutsenud alla 3 aasta ja on kasutanud uudset äriideed. Nominendid on Taube Catering. Kui siseneda Ida-Virumaale lääne poolt, siis ei jää märkamata valge kindluse hoone Purtses. Seal tegutseb Taube Catering, kes on andnud tugeva tõuke Ida-Virumaa kulinaarse sisu arengule. Kindlus pakub White Guide'i tunnustatud kvaliteediga kehakinnitust ja keelekastet iidses linnuse hoones. No ma ütlen, ma julgen öelda, et ma ei ole tavaline restoran. Me ei ole tavaline restoran. Et kui siia majja nagu tullakse, mul on paar juhust olnud sellist, et issand, mis teil on siin, selline muusika lärmab, vastik on, mis toimub, pange ära, vaata, on ju. Lähe ütlen, et aga teate, et ma tegingi enda jaoks selle restorani, ma saan teha süüa, mida ma tahan ja ma saan kuulata sellist muusikat, nagu ma tahan. Töötab siiamaani, no. Ma pakun ausalt sööki ja ausalt toite, kõik on väga aus, no. Hästi paljud ehivad ennast nagu võõraste sulgedega, eks ju. Kohaliku maali lehma site peal kasvanud maasikas, on ju. Tegelikult on niimoodi, et seda kohalikku asja ei saa, eks ju, ja selle taha ennast nagu ehtima hakata selle nime all, et see jääb nii ilgelt närvi. Alati peab aus olema inimesega, et meil on nagu väike perekond siin, aga kõik teevad ainult asja nagu ühe asja nimel. Et oleks inimestel siia hea tulla, oleks meil siin head tööd teha ja nii ongi.
Järgmine nominent, Vooks OÜ. Uuenduslikkust ja elaani leiab särava turule tuleku teinud Vooks OÜ tegemistest. Olgu need siis unikaalse disainiga puidust või metallist tooted või uuendusliku kontseptsiooniga elamusmajutusteenus Toila rannas. Vooks OÜ ja selle juht Kermo Saar teavad, kuidas positiivselt üllatada. Vooks OÜ pakub standardtoodetele eri lahendusi. Mu kõige väiksem toode on kõrvarõngas põlevkivist või puidust ja mu kõige suurem toode, kui seda maja mitte arvestada, siis on võib-olla mingi trepp. Vooks ta on eneseväljendusdisain, aga ta ei ole määratletud disain. Kõige suurem lemmikmaterjal on puit, küll aga asukohast lähtuvalt ja võib-olla mingisugusest missioonitundest, siis põlevkivi on kõige eksootilisem. Ja see, et me ahju ajamise kõrval suudame pakkuda talle nii kõrget lisandväärtust ehete näol, see on minu jaoks kõige kõrgem tase. Ja minu see elu kandev idee on see, et kui ei ole, siis teeme. Mul ei olnud grill ega lõkke kohta, nüüd mul on teemant. Mul ei olnud toas lauda, tegin laua. Mul ei olnud tubagi, et ma tegin toa ka. Kõige soem ja kõige parem tunne on see, et kui see pilt, mis tekib minu peas või minu mõtetes, ühel hetkel on minu ees ja käega katsutav. Ja viimane nominent, Purtse vineerikoda. Vineerist esinduskingitused, meened, medalid ja isegi mööbel. Pereettevõtte Purtse vineerikoda pakub neid väga laias valikus. Ettevõtte disainib ise ning kasutab oma toodangu tootmiseks kaasaegseid kiireid ja täpseid seadmeid. Vineerikoja toodang on muutunud kiiresti paljude lemmikuks. Purtse vineerikoda tegeleb siis enamasti vineerilõikusega, toodame sellest lastemööblit, igasuguseid eritellimusi, teeme allhankeid. See materjal meeldib lihtsalt mulle, ta on väga lihtsasti, saab temaga ümber käia, kindlasti väga hea vastupidav ja mõnus materjal. Ma arvan, et meie üks eripära on kindlasti see, et kuna me oleme väike ettevõte, siis on meil paindlikkust palju rohkem kui suurtel ettevõtetel. Klient tuleb siis oma sooviga, tuleb meile siia töökotta ja siis koos temaga siis otsime talle mingi lahendused, mida tal parajasti vaja on, et kas auhindasid, jõulukingitusi, midagi mööblit, mis iganes, et temal on mõte ja meie teeme ära. Ida-Viru aasta uustulnuk 2021 tunnustust tuleb kätte andma Eve East, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees ja Toila vallavanem. Täna me oleme tulnud siia kõik ühe märksõna nimel ja see on ettevõtlus. See on ettevõtja. Täna me tõdeme, et keerulises olukorras vaatab igaüks, kuidas ellu jääda, kuidas püsima jääda. Ja seda enam väärivad tunnustust need inimesed, kellel on tahet, kellel on julgust tulla täiesti võib-olla mitte millestki või sellest, mida, nagu me kuulsime ühelt nominendilt, mul ei olnud lauda, ma tegin laua. See on tunnustust väärt. Ja nüüd avaksin ma ümbriku, et kuulutada teile kõigile, kes on aastal 2021 see uustulnuk. Kõik olid tegelikult tunnustamist väärt ja on väärt, aga Taube Catering, sa oled seekord parim.
Aitäh kõigile, et see hull mees ei saanud kahjuks täna tulla, aga ta arvas, et saadab 2 püssi naist. Kui sa teed seda, mida sa armastad ja armastad seda, mida sa teed, siis on kõik võimalik. Ja aitäh selle tunnustuse eest. Ja palume siia ka nominendid Vox OÜ ja Purtse Vineerikoda. Palju õnne veel kord. Järgmine kategooria. Ida-Viru aasta turismiettevõte 2021. Ja siia kvalifitseerus siis arenev ettevõte, mis mitmekesistab maakonna turismiettevõtlust. Ja nominendid on Adrenaator Grupp OÜ. Ida-Virumaa on seiklusmaa ja mis on seiklusmaa ilma adrenaliinita? See on nagu armastus ilma suudlusteta. Adrenaliini aga Adrenaator Grupp OÜ pakub nii vee peal kui kunstmäestikus tegevuse lõpetanud Aidu karjääris. Koos Adrenaator Grupp OÜ-ga pannakse turvaliselt proovile nii tehnika kui osaleja närvikava. Adrenaator on seiklusturismifirma. Pakun inimestele emotsioone. Alates maasturi safaritest, seiklusmatkad Aidu karjääris, veematkad Aidu kanalites, supid, kanuud, kaater, enduromatkad kõikvõimalikel Aheraine mägedel. Adrenaatori tugevusteks mina arvan, et Kiiksuga omanik ja veel rohkem Kiiksuga sõbrad, kes mind aitavad. Karjäärisafari, mis on Adrenaatori kõige populaarsem teenus. Minu meelest see ongi, räägib Ida-Virumaa loost ehk meie tarbimisest ja mis sellest järgi jääb. Ma ütleks, et Adrenaator on minu versioon panustada meie maakonda. Järgmine nominent. Saka Mõis OÜ. Head kriisi ei saa raisku lasta minna. Ja just nii otsustas Saka Mõis OÜ, kui asus koroonapandeemia ajal investeerima oma hotelli laiendamisse. Avati meretorn ning uuendati hotelli ja selle tube. Selle baasil käivitati ka uued tooted. Tehtud investeeringud on heaks aluseks, et kriisist edukamalt ja kiiremini väljuda. Me pakume kvaliteetset toitlustust, spaad ja muidugi üks väga tugev asi, millele tänu pöördame, on ümbrus. Mõisapark on viimse peale hooldatud, et oleks jalutada, saaks kõrvale välja sellest igapäevasest rutiinist, milles enamus inimesi praegust viibivad. Samal ajal on ta ka hinnatud koht, ärikohtumiste, pulmade, seminaride tegemist. Nüüd üsna laial rindel leiab siit omale merepärast. No mis on mõisa tugevus? Ma arvan eelkõige tema paikneme atraktiivses asukohas Pankrannikul. Saka Mõis ei ole mulle äriprojekt, pigem on ta missioon. Ja kui ma kuskile praegust nüüd täiendavat vaimset ressurssi või mõttetööd panen, on siis kindlasti Saka Mõisa muutmine nagu Ida-Virumaal kultuurikeskuseks.
Ja viimane nominent. Spinnaker OÜ, Narva, Narva-Jõesuu jõetramm. Caroline ja Narva. Need on sellel hooajal 2 nime, mis on tihedalt koos olnud. Laevaliikluse käivitamine Narva jõel, Narva ja Narva-Jõesuu vahel pärast 25 aastast pausi on paljude maakonna külaliste ja ka kohalike elanike südamesse läinud. Laevareisid on terve hooaja vältel täis olnud ja uuele hooajale vaadatakse vastu lootusrikkalt, sest Eestis ja maailmas on veel väga palju inimesi, kes pole romantilist jõeretke Euroopa Liidu piirijõel kogenud. Meie ettevõte tegeleb merecharteriga ehk siis jahtide rendiga, lõbusõitude pakkumine suuremate ja väiksemate laevadega ja seda valdavalt Tallinnas ja nüüd oleme jõudnud otsaga ka Narva. Laeva nimi on Caroline, ehitatud on ta Hollandis 2000. aastal, võtab peale 180 reisijat, sõidab marsruudil Narva, Narva-Jõesuu. Miks inimesed tulevad Narva jõele sõitma? Ma arvan, et suuresti sellepärast, et tegelikult ka Narva kohalik inimene ei ole näinud, kuidas see jõgi välja näeb, kuidas ühel pool on Venemaa, teisel pool on Eesti, kust jookseb Euroopa Liidu piir. See on lisaks sellele ka atraktiivne turistidele, et sellist kohta väga mujal Euroopas ei ole ju. Ida-Viru aasta turismiettevõtte 2021 tunnustust tuleb kätte andma Pille Sööt, Ida-Viru ettevõtluskeskuse juhatuse liige. Turismi aasta 2021 on olnud väga keeruline. Aasta alguses teenused suuresti suleti, oli mure kulude vaktsineerimise pärast. Ida-Viru ambitsioon Eesti turismis on väga suur. Esimene sihtkoht Tallinna järel. See tähendab minna mööda Pärnust ja kasvada 2 korda. Ja selleks tuleb olla top of mind 1 3 sihtkohast, mis inimesele üldse pähe tuleb. Ja maakonna strateegia selleks on investeeringud, nii era- kui avaliku sektori investeeringud ja aktiivne pildis püsimine, mida teeb Ida-Viru turismiklaster. Tulemus 2021 on parem, kui võiks loota sellelt aastalt. Siseturistide külastatavuselt Tallinna järel 3. koht, aga absoluutarvus lisaöödes 2. koht Pärnu järel. Ehk siis me olime need, kuhu Pärnu järel kõige enam reisiti. Kuidas see on võimalik? Mida meie tegime teistmoodi kui teised sihtkohad? Uusi suuri majutusvõimalusi 2021 maakond ei lisandunud. Mis võis siis tekitada olukorra, et Ida-Virumaal oli sellel aastal 50 000 ööbimist rohkem kui 2019. aastal ja et me olime Pärnumaa järel piirkond, kuhu eestlased kõige rohkem reisisid. Põhimõjutajad, ikka investeeringud ja pildis püsimine. Põhilised investeeringud 2021 oli jõetramm, Sillamäe promenaad, Kauksi rannahoone ja turismiklaster lisas sinna 350 000 euro eest ressurssi, et pildis püsida. Kokkuvõtvalt võib öelda, et turismisektor oli sellel aastal väga-väga tubli. Ja mul on au välja kuulutada Ida-Viru aasta turismiettevõte 2021 Spinnaker OÜ.
Teil on võimalik tänusõnad öelda mikrofoni. Suured tänud. Ma teen hästi lühidalt. Mul on väga hea meel, et meie tillukest jõetrammi Eesti ja Euroopa Liidu idapiiril on tähele pandud ja tunnustatud. Aitäh! Aga kutsume siia ka nominendid ja Adrenaator Grupp OÜ ja Sakamõis OÜ. Aplausi saatel! Ja järgmine kategooria. Ida-Viru aasta väikeettevõtte 2021. Ja siia kuulub siis ettevõte, kes on väikeettevõte ja silmapaistva äriideega. Nominendid on Teresa OÜ. Elu ei ole alati lilleline ning mõnikord juhtub, et inimene ei saa ise enam ilma abivahenditeta hakkama. Just siis saab ta tuge Teresa OÜ toodangust, kes aitab erivajadustega inimestel oma elukvaliteeti parandada. Ettevõte ja ettevõtja pühendumus on leidnud tähelepanu ning seetõttu võimaldanud investorite toel ettevõtet kiiresti kasvatada. Teresa OÜ tegeleb siis erinevate infoabivahendite jae- ja hulgimüügiga ja lisaks sellele oleme võtnud oma missiooniks parandada puuetega inimeste elukeskkonda läbi ligipääsetavuse. Meie kaudu on võimalik tellida kaldteid, vajadusel mingit projekti erilahendustele ja samamoodi ka lifte ja tõstukeid. Eriline on ta selle poolest, et ettevõtet juhin mina, olles ise abivahendite kasutaja. Tänu sellele on minu põhifookus selle toote kvaliteedil. Ma arvan, et veel üks erilisuse osa võiks olla ka see, et ma teen hästi palju koostööd meie konkurentidega, mis võib-olla mingis teises ärivaldkonnas võib-olla ei tule kõne allagi, kuid prioriteet number 1 ei ole müük. Prioriteet number 1 on see, et klient oleks selle tootega rahul. Järgmine nominent. Top Steel OÜ. Top Steel OÜ on teie partner siis, kui teil on vaja metallist tooteid. Olgu need siis kergmetallist või terasest. Ettevõte saab teid alati aidata. Top Steel OÜ kannab uhkelt edasi Narva tööstustraditsioone. Здравствуйте, меня зовут Виталий Крюков. Я руководитель компании OÜ Top Steel. На протяжении 10 лет мы занимаемся изготовлением металлических дверей и стеклянных фасадов. Благодаря Европейскому фонду нам удалось приобрести новое оборудование, и оно нам позволило выйти на новый уровень производства. Модернизация производства способствовала увеличению штата работников. На данный момент в нашей компании трудится 12 человек. Мы являемся лидером по производству металлических огнестойких дверей и стеклянных фасадов в Ida-Virumaa. В этом году мы приняли участие в большом проекте по строительству элитного жилого комплекса «Амбассадор». Наша компания верит в лучшее будущее, и мы продолжаем дальше заниматься новыми проектами. Ja viimane nominent. Polven Foods OÜ. Aastaid on Polven Foods OÜ pakkunud häid maitseid nii Ida-Virumaal kui ka kaugemal.
Ettevõte on stabiilselt arenenud ning leidnud keerulisel ja konkurentsirohkel turul oma tarbija. Polven Foods OÜ on kindlasti üks Ida-Virumaa toiduainetööstuse maamärke. Наша компания занимается изготовлением майонезов и сгущенного молока. Все рецептуры и продукты мы делаем здесь, в Ida-Virumaa. У нас в компании работает более 40 людей. Многие из них с нами с самого основания компании. Это семейное предприятие. Лариса и Сергей основали его более 20 лет назад. И они очень любили эти продукты, майонезы и сгущенное молоко. И тогда родилась мысль, что а почему бы не делать их самим? И только делать это еще лучше и еще вкуснее. Наш слоган «Мы заботимся о вкусной еде». Мы хотим и делаем больше, чем остальные, и являемся профессионалами своего дела. И хотим, чтобы наше предприятие вышло на европейский и мировой рынок. Ida-Viru aasta väikeettevõtte 2021 tunnustust tuleb kätte andma Aare Pihelgas, Valtsnep OÜ juhatuse liige ja Ida-Viru aasta äritegu 2019 võitja. Tervist, kõik kohalviibijad, nominendid, ürituse korraldajad, külalised. Jah, ma olen tõesti teist korda juba siin, täna küll siis auhinna üleandjana, eelmine kord olin ma nominendina ja ka võitjana siin ja mina tahaksin nagu suur tänu öelda selle ürituse korraldajate läbiviijatele, et see, mis te teete, see on tegelikult väga vahva. Et kõik me ja ka kõik need inimesed, kes siin täna on, väärivad tunnustust. Ja iga päev seda tunnustust me tegelikult ei saa. Iga päev me teeme oma igapäevast tööd, me oleme kõik tublid, vähemalt mis arvame nii, ja ega meile seda keegi ütlema ei tule. Aga kui ikkagi korra aastas seda öeldakse välja siis lava pealt, see on hoopis teine asi. Ja lähtuvalt sellest siis tegelikult seesama üritus, minu jaoks täna on ka see, et ma näen tegelikult, et tehakse väga palju huvitavaid asju Ida-Virumaal. Kahjuks me seda mujal ei kuule, ei näe, väga kahju, et kindlasti see on ka reklaam nendele ettevõtetele. Ja minu koht täna siin või minu ülesanne on siis anda välja Ida-Viru aasta väikeettevõttele või anda üle aukiri ja tahan öelda seda, et ei ole vaja karta, kas me oleme suured või väiksed. Mina tulin Ida-Virumaale 15 aastat tagasi, uustulnuk, tubli, siia maale veel siin. Olin ka väikeettevõtja, oli ka 15 inimest, täna on 10 korda rohkem, enam ei ole väikeettevõte, saan hakkama jätkuvalt, nii et teha oma tegu ettevõtmist nagu hingega, südamega ja kõik need muud asjad tulevad iseenesest. Samas tunnustus. Ja selle aasta siis väikeettevõtte Ida-Viru aasta väikeettevõtte on Polven Foods OÜ. Palju õnne! Tere! Ja ega mul ka väga midagi öelda ei olegi, kui aitäh sellise toreda tunnustuse eest ja olge terved ja sööge majoneesi.
ja palume lavale ka Theresa OÜ ja Topsteel OÜ. Ja järgmine kategooria. Ida-Viru aasta äritegu 2021. Ja see auhind omistatakse siis ettevõttele, kelle tegevus on piirkonnale olulist mõju avaldanud ja kes on teostanud viimaste aastate jooksul regioonile olulise projekti või arengu. Nominendid on Kood Jõhvi koodikool. Jõhvi koodikooli avamine annab Ida-Virumaale võimaluse astuda oma ettevõtluse arendamisel suur samm tuleviku suunas. Koolis arendatavad digioskused annavad maakonnale tõuke startup-ettevõtluse arendamisel ning ka kaasaegse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lõimimisel maakonnas traditsiooniliselt tugeva tööstusettevõtlusega. Kood Jõhvi on uutmoodi programmeerimiskool, mis töötab ilma õpetajateta, ilma klassitundideta ja on avatud kõigile, kes on vähemalt 18-aastased ja lõpetanud põhihariduse. Et alates esimesest päevast hakkavad meie õppijad praktiliselt programmeerima ehk erinevaid ülesandeid lahendama ja läbi selle nad õpivad erinevaid programmeerimiskeeli. Meie eesmärk Kood Jõhvis on olnud algusest peale kaasata ka ettevõtjaid, sest läbi nende me saame programmi arendada, et olla kindel, et need oskused, mis meie õppijad siit koolist saavad, on need, mis tööturul vaja on. Koodi Jõhvile panid alguse 8 Eesti startup ehk idufirmade maastikul väga tuntud eestlast. Ja miks me tegime see kooli Jõhvi? Ma arvan, et see kooli mõju siinsele piirkonnale on palju suurem, kui teha üks uus kool kas Tallinnasse või Tartusse. Järgmine nominent. Tallinn Tolls OÜ. Kliimasõbralikkus ja digitaliseeritus. Need on märksõnad, mis iseloomustavad Lüganuse valda rajatud Tallinn Tolls OÜ tootmist, mis praeguseks annab tööd rohkem kui 15 inimesele. Ettevõtte pühendumus jätkusuutlikule taastuvenergial põhinevale tootmisele loob maakonnas eeskuju, millest saavad juhinduda ka teised ettevõtted. Tallinn Tolls pakub riideid, mis toovad inimeste ellu võib-olla killuke positiivsust. Meile meeldib teha just selliseid asju, mis on kaua püsivad, funktsionaalsed ja kindlasti teevad inimesi ka ilusamaks. Me usume, et selleks, et täna üldse konkurentsis püsida, on tööstuse digitaliseerimine hädavajalik. Me oleme digitaliseerinud kogu protsessi alustades disainist kuni lõpetades tootmise ettevalmistamiseni. Tallinn Tolls tunneb selgelt tegelikult ka vastutust, kui me oleme tootja. Seetõttu me tahame hästi palju mõelda keskkonnale. Me teemegi just neid digitaalseid ettetellimise kampaaniaid, et aru saada, mida on mõtet toota ja mida mitte. Meie energia tuleb päikesepaneelidelt, seega Tallinn Tollsi tooted on toodetud päikeseenergial. Võib-olla siis see kajastub ka meie toodetes, et need on heades tingimustes toodetud.
ja viimane nominent, aktsiaselts Svarmill. Aktsiaselts Svarmill tegutseb Kiviõlis juba 30 aastat ning on muutunud linna üheks oluliseks tööandjaks. Ettevõtte toodetud tööriideid kasutatakse üle maailma. Ettevõtte edukas tegutsemine tõestab, et kergetööstus Ida-Virumaal on endiselt omal kohal. Aktsiaselts Svarmill asub Kiviõli linnas. Oleme siin tegutsenud juba 30 aastat ja tegeleme töörõivaste tootmisega. Käesoleval hetkel töötab meie ettevõttes 232 inimest. Toodame töörõivaid oma emaettevõtte klientidele, kes asuvad üle terve Euroopa. Tuntumatest klientidest võib-olla märgib ära näiteks Volvo, Neste, Nestle, Coca-Cola ja väga palju teisi väiksemaid ettevõtted, kes hoolivad sellest, et nende kantavad töörõivad on toodetud vastutustundlikult. Siin Kiviõlis asuvas ettevõttes me katame ära terve tootmistsükli. Kõik on hõlmatud ühe ettevõtte siseselt ja siin toimetavad kohalikud inimesed. Ja Ida-Viru aasta äritegu 2021 tunnustust tuleb kätte andma Maris Toomel, Jõhvi vallavanem. Head siinviibijad, Ida-Viru maakonna ja Jõhvi suurimaks väärtuseks on targad ja ettevõtlikud inimesed. Tänane auhinna saaja on kindlasti hoogu andnud sellele juurde, et meil oleks selliseid inimesi aina rohkem. Ta on juba tänaseks andnud väga suurt lisandväärtus kogu meie regioonile. Mul on suur au ja rõõm välja kuulutada Ida-Viru aasta äritegu, milleks on programmeerimiskool Kood Jõhvi. Ma tahaks just öelda suur aitäh minu poolt, minu kooli kaasjuhi Ellemari poolt, meie meeskonna, meie asutajate, meie õppijate poole pealt. Ja ma natuke võtan šnitt võib-olla aasta väikeettevõtjast, et kui teil või kellelgi, keda teate, on huvi midagi uut õppida, siis Koodi Jõhvisse kandideerimine algab uuel aastal. Et olete oodatud. Aitäh teile! Ja palume siia ka nominendid Tallinn Tolls ja Svarmill. Ja ongi jäänud veel üks kategooria ja selleks on Ida-Viru aasta rohepöörde tegu. Ja siia kategooriasse siis pidi kuuluma selline ettevõte,
kes on võtnud kasutusele uudse tehnoloogia ja rakendanud oma tegevuses lahendusi, mille tulemusena kasutatakse ressursse tõhusamalt ja vähendatakse negatiivset mõju keskkonnale. Nominent Enefit Power. Planeet Maa suudab kliimamuutusega kohaneda. Inimene ja muu elav loodus ei pruugi aga seda suuta. Selleks, et kliimamuutust pidurdada, vähendatakse kasvuhoonegaaside õhku paiskamist. Enefit Power on selles suunas astunud olulise sammu, et vähendada kasutusele võetud biomassi arvelt fossiilse põlevkivi kasutamist elektritööstuses. Rohepööre on reaalsus ning Enefit Power käib sellega ühte jalga. Enefit Power on küll juriidiliselt suhteliselt uus ettevõte, kuid oma sisult väga pikaajalise ja rikkaliku kogemusega. Me moodustasime alates 1. jaanuarist kogu väärtusahela ja liitsime kokku senised kaevandused, logistika, energiatootmise koos vedelkütuste tootmisega. Ja nii sündis Enefit Power. Oma töötajate jaoks on väga tunnustav see, et me oleme parim tööandja ja parimaid praktikakohtade pakkujaid. Eelkõige me anname ühiskonnale energiat, aga ka majandusse väga suure panuse läbi SKP. Vedelkütused moodustasid kogu ekspordist eelmine aasta Statistikaameti andmetel peaaegu 10%. Meie rohepöörde vundamendiks on ringmajanduse põhimõttel toimiv kaasaegne keemiatööstus. Selleks kasutame taastuvatest energiaallikatest toodetavat elektrit ja töötleme ümber suures mahus jäätmeid, millest omakorda toodame väärtuslikke keemiakomponente. Ja järgmist nominenti ei olegi. Nii et Ida-Viru aasta rohepöörde tegu 2021 tunnustus tuleb kätte andma Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži direktor. Tere kõigile, head siinviibijad. Ma olen muidugi natuke pettunud, et nüüd see saladuse loor ja see pinge just selle nominatsiooni puhul ongi kadunud. Ma valmistusin ka natuke pikemalt rääkima, et kõigil oleks ärevus, et kes see on. Aga ma kõigepealt tahan ka tänada kõiki neid tänase ürituse korraldajaid. Ja osalen sellel üritusel juba päris mitmendat korda. Ja peab ütlema, et olles Ida-Virumaa usku, ma iga kord siiski tunnen taaskord suurt uhkust ja rõõmu nende eriliste inimeste, ettevõtete, organisatsioonide, uustulnukate üle, keda siin üritusel tunnustatakse. Ja mul on ka tekkis selline mõte, et võib-olla järgmine kord aasta ettevõtluse sõbra nominatsioon või nominendiks võiks olla see üritus, sest pole paremat sõpra kui just nimelt see tänane üritus, kus meil on võimalik tutvuda meie Ida-Virumaa ettevõtetega. Kui me räägime nüüd, ja mis on väga oluline, et siia on lisandunud tõesti ka uus nominatsioon. Kui rääkida rohepöördest, siis rohepööre see on pööre rohelisema Eesti, rohelisema Ida-Virumaa poole. Liites teadlaste teadmised, töötajate tehnoloogilised oskused ja ettevõtete soov või võimekus neid rakendada ja liikuda väärtusahelas kõrgemale. Rohepööre, see on energia säästmine ja tulevikus ka kulude kokkuhoid, see on puhtamad ja taastuvad energiaallikad ja seeläbi parem keskkond. Ja ma saan aru, et ümbrikku mul ei ole, jah. See põnevus jääb nüüd ära ja mul Tallinna Tehnikaülikooli ja Virumaa kolledži esindajana on ka seekord suur rõõm ja au
anda see auhind üle meie väga pikaajalisele ja heale koostööpartnerile Enefit Power aktsiaseltsile. Tänan teid! Suur aitäh! Loomulikult ma tänan eelkõige oma kolleege ja meeskonda ja meie partnerid, aga neid on hästi palju Ida-Virumaal. Me ei ole siin soleerijad nagu praegu siin nominatsioonis. Tänu meile ja meie partneritele saan ka mina siin olla. Aga kindlasti suur tänu teile kõigile siin Virumaa ettevõtlikele, väikestele, suurtele startupidele. Et ma julgen väita see, et meie oleme suutnud oma elektritootmise, oma vedelkütuste tootmise viia nii suurte sammudega taastuvatele energiaallikatele. See on tegelikult ka kogukonna projekt. See on väga palju siin Ida-Virulaste kätetööle, mõistusele, tehnikaülikoolile. Nii et suur aitäh ja me lubame, et me tõmbame sellesse rohepöördesse kaasa ka enda kliendid. Aitame oma klientidel rohkem toota, rohkem rohelisest energiast ja ümber töödelda nende kõrvaltooteid või nende jäätmeid. Veel korra, aitäh teile kõik! Sellega on siis kõik kategooriad autasustatud. Veel kord suur aplaus kõigile võitjatele ja nominentidele. Ja lisaks, nii nagu eelpool rääkijad ütlesid, siis väga suur aplaus tuleks teha selle sündmuse korraldajatele ja rahastajatele. Aga siit tuleb väikene jalasirutuspaus, mis tähendab seda, et kõik nominendid, kõik võitjad, te olete oodatud fotoseina juurde, kus fotograafid ja ajakirjanikud saavad teist jäädvustada kaunid fotod ja siis orienteeruvalt 14.55 ootan teid tagasi siia saali, kus toimub pidulik lõunasöök, aga seniks natukene mõnusat jalasirutust ja värskete õhku hingamist, nii et ootan teid tagasi orienteeruvalt 14.45.